teema pealkirjaga mida ja kuidas me saame turvaliste kogukondade loomiseks teha, on siis see, millele teie tähelepanu palun. Ja kutsun siia lavale Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefekti Tarvo Kruubi. Tehke Tarvole väike toetav, saabumist soodustav signaal ka. Ja ole hea, Tarvo, võta sealt juba järjest istet. Edasi Veiko Kommusaar, Siseministeeriumi asekantsler. Päästeliidu juhatuse esimees Piia Kallas ja Tartu vallavanem Jarno Laur. Ja head sõbrad, siin kindlasti ootan teie kommentaare ja küsimusi ka. Me vestluse ring ei ole väga pikk, aga sellest on teema väga ühene ja selge, kuidas me turvalisi kogukondi saame paremini luua. Võib-olla ma kõigepealt sissejuhatuseks küsin ühe küsimuse, mis mulle tundus, et oli tegelikult saadetud Kuunole kellegi kuulaja poolt ja see sedastas nii. 2 mõtteviisi, kas turvalisus tuleb Toompea treppidest alla ja sõidab siis mööda riiki laiali või algab meie enda panusest. Sellest viimane eeldab ühiskondlikku kokkulepet. Jah, meil on õhem riik, mis tõttu me ise teeme rohkem. Kuidas teile tundub, head osalised? Kas ja millisel määral meil tegelikult see ühiskondlik kokkulepe täna on olemas? Kas me tegelikult saame aru, et see turvalisus algab meist kõigist enestest? Päästeliidu juhatuse esimees võiks sellele kõigepealt vastata. Tervist kõigile. Ma arvan, et me tahaksime arvata, et meil on see kokkulepe olemas. Et see saal siin arvab nii, et me oleme kokku leppinud kõik sellest. Läheme tänava peale, siis on... Mis sa küsisid? Täpselt nii ongi. Et see mõte, kui seda teemat arendada, siis tundub kõigile justkui see jube loogiline ja väga selge, et meil on riik, kes meid toetab, meil on inimesed, kes enda kodu ja peret hoiavad ja kokku see siis ongi üks selline suur ja justkui töötav sümbioos, aga päriselus ütleme nii, et need värskelt meist üle käinud kriisid nii COVID-i näol kui ka nüüd taustal toimuv Ukraina sõda on, ma arvan, pannud väga paljudel inimestel silmad avama selles osas, et endasse vaadata ja seda meist endast algavat asja ikkagi rohkem enda jaoks teadvustada. Vallavanem, kas ühiskondlik kokkulepe on või ei ole? Ma usun, et on kindel arusaamine, et meil on teatud enda vastutus. Ja ma arvan, et... Ei, aga kas ühiskondlik kokkulepe on? Mingi vastutus muidugi meil kõigil on. Jah, ma usun, et see ühiskondlik kokkulepe ongi arusaamine, et meil on mingi vastutus igal ühel endal. Ja ma kuulasin Kuuno juttu tegelikult päris tähelepanelikult, sest mul on hullult meeldima hakanud üks Päästeameti slogan, mida nad praegu kasutavad. Ja see on selline, et igaüks teeb oma osa ja natuke rohkem. Ja mulle tundub, et meil tegelikult liigub õnneks sinna poole, et me saame aru, et ja natuke rohkem ongi see, mida meil on vaja. Tarvo. Kuskil oleme ju ühiskonnal õnnestunud. Ühiskondlik kokkulepe panna omale rooli istudes peale tulavöö näiteks. Et kui me vaatame seda sama brošüüri, mis meil laual on ja vaatame, kui palju on hukkunute arv aastas vähenenud keskmiselt, siis me kuskil oleme õnnestunud. Järelikult meil mingisugused kokkulepped peavad. Aga pikk tee on minna, kahtlemata. Vallavanem siin laval tõi välja venekeelse elanikkonnani jõudmise näiteks. Meil on 3% ühiskonnast, kelleni me ei jõua kriitilise kiirusega või momendil. Ja nende, see on valdkond, millega tuleb kindlasti edasi tegeleda. Nii et, ja nendega kokkulepeteni jõudmine võtab aega. Veiko, kui ma teen sellise jõulise kokkuvõtte, siis põhimõtteliselt nii ja naa inimesed, kes lähedalt üldiselt tegelevad üldplaani vaatamisega, tajuvad, et seda mõistmist ei ole. Jarnol elavad seal Tartu vallas kõik nii nutikad, targad inimesed, iga päeval käivad Tartus, eks ju, et nemad muidugi saavad seal aru, aga 1/3 Eestist aru ei saa, kuidas see turvalisus tekib. On see siis hea seis või tegelikult mitte nii hea? Ja, tere ka minu poolt. Kui nüüd küsida, et kas meil täna ühiskonnas nagu kokkulepe, et igaüks on see, kes annab turvalisuse oma panusel. Loomulikult me oleme strateegiatesse kirjutanud, kokku leppinud, et see niimoodi on.
Kas see igas valdkonnas on? Ilmselt mitte. Nüüd teisipidi võiks küsida, et viimased uuringud näiteks ütlevad, et 88% inimesi on neid, kes tahaksid oma kogukonnas turvalisusse panustada ja midagi teisiti teha. Nüüd on küsimus juhtidena, vallajuhtidena, ma ei tea, külavanematena, riigijuhtidena, kuidas me oskame seda kõike ära nagu kasutada, et kuidas seda initseerida, seda initsiatiivi, mis tuleb altpoolt üles. Võib-olla toon siia nagu paar näidet, et kui COVID-i kriis võib-olla lahvatas ja ka praegu, kus Venemaa ründab Ukrainat, et ka COVID-i ajal Siseministeeriumis oli see roll, kes siis võttis neid vabatahtlikke erinevaid pakkujaid, teistel võib-olla asutustel oli ka neid rolle, inimesed tulid ise, tahtsid aidata neid asju nagu teha teisiti. COVID-is, mida mina saan teisiti teha, kas ma saan kuskilt maski tuua või niisugused lihtsad asjad, ja ka Ukraina sõja kontekstis samamoodi, et kuidas me saame aidata ühiskonnana või tervikuna. Mulle tundub, et see ühiskondlik kokkulepe selleks, et me igaüks kanname vastutust selles turvalisusküsimuses, justkui on olemas. Nüüd küsimus, kas ta on igale poole jõudnud sellisena ja kas me oleme targalt osanud seda ära kasutada, siin kindlasti on arenguruum. Ehk ma näen, et tegelikult see väljakutse mõnes mõttes on selle 2% näitaja nagu omavaheline vastuolu mõningane, eks ju, et kui 92 ütleb, et üldiselt on turvaline ja teisest küljest 88% tajub, et ma peaksin ise tegelikult midagi tegema või ma saaksin midagi teha, siis natukene nagu, nad ei ole otseselt konfliktis. Aga ma lihtsalt väidan, et kui see 92 oleks nii-öelda puhas kuld ja tunnengi turvaliselt, siis see vajadus 88 ei saaks täis. Siis ma ju ei näeks vajadust, et ma tegelikult näen vajadust ikkagi ise panustada. Ja see Ukraina näide on ju tegelikult selles mõttes hea. See probleem on siin minu ees ja inimesed tulevad tegema. Majad ei põle kogu aeg. Las Päästeamet tegeleb selle jamaga ise. Võib-olla võiks isegi seda kirjeldada sellisena, et 92% võiks näidata seda, et minu turvatunde baasvajadus suurel hulgal inimestel on tegelikult täidetud. Ja see 88% võiks peegeldada sellele, et mul on väljapoole anda. Et need numbrid võib vaadata vastandikula, aga mulle tundub, et sellel on olemas ka toetav element. Anda rohkem. Pia, mis täna on üldse sellise kohaliku kogukonna võimalused hakata nii-öelda teadlikuks, panna lamp põlema ja luua siis nii-öelda turvalisust toetav kogukond? On need täna piisavad? No ma julgen väita, et mõnes mõttes ei ole, mõnes mõttes justkui on. Et selline kahtlev või ebaselge vastus tuleneb sellest, et täna Päästeliitu kuuluvad vabatahtlikud päästeühingud siis nii maal, merel kui eripääste mõttes on peegeldus üle Eesti siis toimuvatest sellistest just kogukondlikest, nii nagu hommikul nimetati, sellistest kogukondlikest ankrutest, ehk et need päästeühingud on justkui ühes piirkonnas siis selline turvalisuse majakas või olemasolu, mis annab selle tunde. Niigi nagu ka me mõni aeg tagasi siseministriga kohtudes rääkisime, siis ta väitis ka, et ka see päästekomando maja juba ainuüksi selle olemasolu pidi andma väga palju sellist emotsionaalset turvatunnet selles piirkonnas ja see tõenäoliselt peab paika, aga väga palju on ka neid kante, kus sellist koondumist ei ole või neid ühinguid ei ole loodud ja seal siis selle inimeste ühise algatuse loomiseks, et kuidagi enda turvalisust tagada, selleks peab olema seal väga entusiastlik küla liikumine või inimesed, kes seda tahavad ise, aga kui siin just enne oli Lääne, natuke hüppan nagu isikliku kogemuse peale, et kui siin Lääne-Harju valla juht rääkis väga hästi seda, et on mõeldud ja tehakse, siis minu maakodu asub Lääne-Nigula vallas, Tirhamis ja Naarootsi osavallas. Ja kui ma mõtlen, et minu initsiatiiv ise hakata vabatahtlikuks päästjaks tuleneski sellest, et ma sain aru, et Haapsalust päästet oodates või mingisuguse katastroofi või muu korral ma muud abi ei saa, kui selle kokku koondunud vabatahtlike naaberküla meeste-naiste ühisest jõust, et sul on kas see sündmus, sul on need aktiivsed inimesed või siis ongi see, et sa loodad, et see, nagu sa enne küsisid, see kogukondlik
või see ühiskondlik kokkulepe peab ja Eesti riik jõuab ka kõigi inimesteni võrdselt. Tarmo, kas seda näeb mingites piirkondades, et siin on jäänud miski nagu tegemata, et see kodanikkond on aktiviseerumata ja kõrval 10-20 kilomeetrit eemal hoopis teine pilt? Ja no minu tööpiirkonnas Sillamäe ja Toila vahe mööda merd ongi umbes 10 kilomeetrit või sinna kanti. Toilas väga aktiivne vabatahtlik merepääste, täielik eeskuju, selle aastal ka autasustatud Siseministeeriumi poolt. Ja kõrval on Sillamäe, kus meil MTÜ-ndus on varisurmas igas mõttes. Igasugune kogukondlik liikumine on väga minimaalne. Ja see Sillamäe peegeldus, selle võiks kanda ka Kohtla-Järvele, võiks kanda mõneti ka Jõhvi piirkonda, aga ka kindlasti Narva. Et meil on väga keeruline katta vabatahtlikku merepäästet näiteks kas või Narva veehoidlal, kuigi kõrval on suur Narva linn. Et see on hulka tööd veel teha. Ma ei tea, kuidas seda tõlkida või kuidas sellele tähendust anda, aga mõnes mõttes on meie võimalus siis näidata, et parem on võimalik või teistmoodi on võimalik. Mis see tähendab meie kohustus? Maido siin küsib saalist hea küsimuse, et kas me peame looma turvalisi kogukondi või kogukonnad loovad turvalisust ise? Muidugi ise on selge vastus, aga palun väga ei loo ise, eks, et Sillamäe versus Toila, nii nagu see näide oli, sisuliselt tingimused väga-väga sarnased, aga ühes on ja teises ei ole ja Tarmo peab looma seda seal ise kohal. No mitte mina ei pea looma, vaid eks see on ikkagi koostöös ja nüüd tulebki need Kuuno poolt näidatud järgmised 3 lahtrit mängu, eks ole, et nüüd kui see üksikisik ei tunne oma sellist tungi panustada turvalisusesse, siis me peame kuidagi jõudma kogukonnani väiksemani, kui see kas selle tulemus ei ole varjusurm lõpuks ikkagi selle sama MTÜ? Mina usun, et on võimalik ikkagi läbi heade eeskujude, läbi siis vahendite pakkumise, näitamise, võimaluste toomise kaudu seda aktiivsust tõsta. Algab ikkagi liidritest ja kohapealsetest. Janno, kuidas sina oled seda koha peal teinud ise? Sest ma isegi usun, Tartu vald küll hea näide, aga seal ei ole kõik piirkonnad ühtlaselt kaetud sädeinimestega, kes kõik asjad käima tõmbavad. Ma usun, et kui see jutt on nüüd keskendunud väga palju vabatahtlikule päästele, millega iseenesest on ju päris hästi. Selles mõttes, et kui Tartu valda vaadata, siis on Piirissaare, mis on tegelikult ju täiesti oma pead. Seal on olemas vabatahtlike komando. Kui juhtub, et seal on ka mehed, on seal ka tehnika ja meil on ka päris palju tehtud selleks, et ka iga inimene ise saaks päästes midagi teha. Ja laeva on teistpidi ka niisugune soo vahel olev asukoht. Et sellega on nagu hästi, aga tegelikult see kogukondlikkus on mõnes mõttes rohkem ka niisugune igapäevastes asjades, kus ma arvan, et ta võiks rohkem olla. Ja üks väga nagu eluline näide, et energiakriisi puhul me mängisime läbi need olukorrad, kui kaugküte, temaga juhtub midagi. Ja üldiselt see pool, mis kaugkütet puudutab, kõik see, mida meie saame nagu teha, katlamaade pool, see, et seal ka elektripuudusel on soe sees, sellega me saame hakkama. Keeruline on see, mis puudutab maju endid, sellepärast, et ka majas peab tsirkulatsioon toimima, sinna tuleb teha mitte väga suur, ka mitte liiga väike, aga mõnesaja kuni 1000 eurone investeering, et minna generaatori toitele vajadusel. Ja tuleb tunnistada, et mul ei õnnestu mitte kuidagi ühistutele selgeks teha, et see on niisugune kindlustusraha, mida tasub investeerida. Et siin on niisugune väiksi kogukondi, kus ilmselt on see teadlikkuse tase veel natuke liiga madalal. Pia, kas selles olukorras üldse saab nagu vaadata vallavanematele ja valdadele otsa? Lõppude lõpuks ülevalt poolt korraldada seda vabat tahet olla ja elada turvalist elu on ikkagi natukene selline ketserlik. Jah, on võimalik, keegi peab suunama seda, keegi peab eest vedama, aga lõppude lõpuks ei saa vallavanem või piirkond perfekt seda teha.
Nõus, et see vaba tahe, see sõna ju paar ise väljendabki seda, et selles on ka tekkinud siin vahest selline ekslik arvamus, et see vabatahtlikkus, me siin osade meie enda liikmetega räägime ka sellest, et sellest on nagu kohati saanud selline tunne, et vaba tahe on tasuta siis kutseliste või päris töö tegemine, et see vaba tahe väljendub seal võib-olla siis sellises ärakasutamises või rahaliste vahendite väheses jagamises, aga sisu pooles see vaba tahe tegelikult, nagu ma enne ka ütlesin, et tõesti, kui on olemas hästi ärgas kogukond, valla toetus, kõik suhtlevad omavahel ja kõik on jube hästi, siis tegelikult on see, et see sama näide kõrvalt siin just öeldud, et arusaam, et mis meie endaga võib juhtuda, et see kõige lihtsam tõdemus või äratundmine on tegelikult see trigger või see liikuma panev jõud, et üks pere või inimene oma elamises näeks seda momenti, et kui realiseerub mingi kriis või tekib mingi ohuolukord, siis tegelikkuses ikka endiselt jõuame sinna, kõik algab iseendast ja selle teadmise viimine igasse Eesti koju ja igale inimesele on, ma arvan, kõigi meie ühine töö ja tegevus, et ka vabatahtlikud seda rõhutavad, vabatahtlikud päästjad. Ja ma arvan, et siin ei ole politsei ega Siseministeerium kuidagi teisel arvamusel, rääkimata omavalitsustest. Aga jah, su küsimus võiks nüüd tulla, et aga miks siis midagi ei juhtu, et kui kõik justkui teavad, et võiks seda juttu rääkida ja ühel hetkel nagu turvavöögi läheb iseenesest peale. Turvavöö ei läinud iseenesest peale, selleks lihtsalt trahvide ja sellega, et tüübid istusid binokliga tänava otsas ja vaatasid. Ja niimoodi läks lõpuks see peale. Seal ei olnud mingit vaba tahet lõpuks. Ja ma isegi arvan, et need olid lausa miljonid, mis olid need kampaaniad kokku, nii et seal nagu seda vaba tahet ei olnud üldse. Mitte, et midagi sellele ette heita. Aga ma nägin, Tarvo tahab rääkida. Ja, ma tahtsin seda Sillamäel nüüd päästa. Et Sillamäel on eelmise aasta abipolitseinik PPA vaates tervikuna, Vladimir Vysotski, väga aktiivne kogukonna liige ja tema on see eeskuju, kelle ümber saab hakata looma midagi, mis on kaugem merepäästest või abipolitseinist või vabatahtlikust päästest. Selle jaoks, et see Vysotski saaks midagi teha, Veiko Kommussel, tal on ikkagi vaja mingeid vahendeid. Ja seda politsei eelarvest kuidagi ei leia. Et kas siin natukene nüüd on niimoodi ilusti proovitud nokkida, et kas siin riik jääb praegu nagu jänni tegelikult. Ühest küljest saab hakkama ülesannete andmisega, aga nende vahenditega, mille abil siis see vaba tahe saaks aktiviseeruda. Kas me oleme siin jäänud kuidagi vajadusele järele lohisema? Ma isegi vaataks pigem siit nagu edasi, et mis need järgmised sammud nagu oleksid, et kuidas me siis saaksime hoida seda 92%, mis meil täna on, või siis natukene juurde saada, et arvestades seda keskkonda, kus me oleme ja millised mõjurid meie ümber nagu on, et üks on see, mida me ise saame teha ja teine, kuidas meid nagu väljapoolt nagu mõjutatakse, et ega selle viimase 5 aasta jooksul Siseministeeriumi vaatest, et kuidas ja mida teha teisiti lisaks sellele, et sa annad raha juurde ja võtad kellegi inimese tööle, mis on ka väga tähtis, aga küsimus on see, et kuidas nagu hoiakuid mõjutatakse ja kuidas üksteisest õpitakse, mis on need head praktikad. Et maakondlikud turvalisusnõukogud, kriisikomisjonid, siin viimased 5 kriisinõukogud isegi kauem on ju tegelikult töötanud ja need on olnud need õppimiskohad ja kokkutoomise kohad, et kus sa saad teada, et naabervallas tehakse midagi sellist, midagi ägedat. Kuule, ma tulen, teen ka sinuga kaasa seda, et see on kindlasti üks see näide, mis on nagu maakonna tasandil nagu hästi õnnestunud. Nüüd, kuidas siit edasi, et järgmine faas on kindlasti jõuda, ma ütleks, et isegi võib-olla nagu 3 asja, et üks on see, et jõuda sellest maakonna tasandist nüüd kohaliku omavalitsuse tasandile. Me oleme planeerimas siin järgmise Euroopa Liidu struktuurfondide toel ka jõuda siis sinna. Ja mitte küsimus ei ole ainult selles, et sa võtad kellegi nagu palgale, vaid küsimus on, kuidas ma metoodiliselt seda kõike peaksin tegema. Peaks vastama sellele küsimusele. Loomulikult selle ellu rakendamiseks mul on ka võib-olla inimest vaja võtta juurde, kellel siis seda ei ole. Teine pool, juhtide arendamine. Täna ka mitmest ettekandest ju tegelikult kõlas see, et need, kes meid juhivad, kas nad ise usuvad sellesse, mida nagu tehakse. Et
Et siin viimased uuringud näitavad, et näiteks 33% valla spetsialistide ja juhtidest teavad üldse tõenduspõhistest asjadest midagi. Et täna meil oli ka tõenduspõhisest lähenemisest siin palju juttu ja teine on see, et kas me kulutame selle, ma ei tea, selle pisku raha, mis meil on, teeme midagi, mis me arvame, mis on äge, annab hea tunde, et ma täna tegin midagi ära, aga homme pole mingit tolku sellest. Et see minu arust see tõenduspõhiste nagu metoodikate nagu käima lükkamine ja siin ka Ain oma ettekandes rääkis seda Tervise Arengu Instituudi loovad seda teadusnõukogu, et sul täna ei ole ka kellegi käest küsida, et mis see siis töötab, mida ma seal kogukonnas peaksin teisiti tegema, et mul on selline probleem, et ma saavutan sellise tulemuse. Et ma arvan, need on sellised 3 nagu võtme asja, kui nüüd kriisist võime veel eraldi rääkida sellest valmistumisest, et mida me nagu sellises laias ennetuses peaksime nagu edasi tegema. Veiko, ma küsin korraks uuesti, mulle väga meeldis, see oli hea pikk vastus, aga ma lihtsalt, kuna ei ole ministrit, ei ole mitte ainult siin, vaid ei olegi üldse hetkel ministrit, saab täitsa oma inimeste kuuldes rahulikult rääkida. Palju siis raha tegelikult puud on, mida sa ise näed? Mis täna peaks olema selle jaoks, et kogukonnad saaksid hästi funktsioneerida ja tõesti seda 92% hoida või siis edendada. Et mida me nagu 3 asja, saan aru, kõik on loogiline, aga rahasummaliselt, kui palju see puudujääk on täna süsteemis? No, võib-olla Jarmo oskab sellele küsimusest kõrvalt kohe hästi vastata, et kui valla vaatest vaadata, et tema piirkonnas näiteks on perevägivalla või lähisuhtevägivalla juhtumid, kas temal on see spetsialist täna tööl, kes suudab seda sasipundart nagu lahti võtta? Et sama võiks küsida kõikide KOV-ide käest, et kui meil 79 KOV-i, kas kõigil on need eksperdid ja spetsialistid täna, kes oskavad seda perekonda aidata, see, mis on see turvatunne? Sealt tulebki see number, mis täna puudub osaliselt. On olemas või ei ole sellist spetsialisti? Perevägivalla spetsialist ei ole, aga lastekaitse spetsialist tegeleb. Aga ma arvan, et tegelikult sa küsid, et kas on võimalik elevanti süüa. Et tegelikult kui sa küsid, kas elevanti steiki on võimalik süüa, ilmselt on. Ehk et on päris selge, et ükskõik mida Veiko ütleb, et see ressursinumber, mida tegelikult oleks ideaalis vaja, on suurem, kui on võimalus. Ja selles mõttes ongi võib-olla vaja hoopiski seda, et see väike ressurss, mis läheks mingisuguse selge loogikaga, et ta järjest panustaks juurde. Ehk see on asi, mida me saame võib-olla paremini teha, et meil oleks rohkem süsteemi selles asjas. Pia. Küsimus oli siis? No see sama, mis me siit nüüd läbi läksime. Kas teil on olemas see selge arusaamine, et kui palju ja mis vahendites täna nagu selgelt on nagu puudus, et neid kohalikke kogukondi võimestada turvaliselt elama? Meil on hea indikatsioon selle näol, et need samad üle Eesti asuvad päästekomandod siis oma võimekuse, nii mehitatuse, tehnika kui siis selle sama infrastruktuuri või selle kinnisvara näol, et kuidas nad tegutsevad, et pean ütlema, et need ringsõidud nende komandode juures on seinast seina vaatepildid, et on väga edukaid, on uusarendusi, on tehtud uhked uued majad, küll väga suure töö ja vaevaga saadud sinna need rahastused juurde, on soetatud masinaid, aga on vanad nõukogudeaegsed garaažid, kus siis napilt, et päästemasin sisse mahub, on põrandad kaevatud meetri jagu allapoole, et saaks hoida mitte välitingimustes seda masinat ja paak talvel ära ei külmuks. Et see pilt on hästi ebaühtlane ja mul on see juurde lihtsalt see näide tuua, et kuna me praegu oleme väga aktiivselt abistamas Ukraina päästjaid, ja nende suurepäraste annetuste näol me oleme saanud siis selles mõttes nende palvetele vastata ja saata sinna kõik võimalikku tehnikat väikestest asjadest kuni siis selle meie kuulsa Taaveti ehk kraana saatmiseni. Ja seda kõike tehes on selline kahetine tunne, et mul on väga hea meel, et meil on see võimalus ja me saame oma sõpru aidata. Teistpidi, kui ma näen, mis varustus meie käest läheb Ukraina poole teele, mis on täpselt see, mida meie vabatahtlikud on soovinud oma igapäevases töös, kas või sama kaitseriietus, turvajalanõud, kindad, kõik see, et see on nagu teistpidi nutma aja, et me toetame teisi, aga me ise oleme
piltlikult öeldes siis kaitsetud selles osas, et jube palju on teha, et seda turvalisust ka sellise rahalise toe võrra, ma arvan, et saab lõputult siin Eestis. Enne kui me järgmise teema juurde lähme, Piia, kas selle küsimuse juures, mis on puudu, vaatate te rohkem kohaliku omavalitsuse poole või vaatate tegelikult rohkem keskvalitsuse ja seal allasutuste poole? Me tegelikult oleme oma visioonis, mis 2016 Päästeliidul juba välja sai õigatud, et Eesti siis turvalisemaks paigaks siin Skandinaavias ja elanikkonna kaitse iga inimeseni, et selle kontekstis sai ka see kohalike omavalitsuste ja kogukondade sidumise teema üle käidud ja me tegime ka ühe sellise gallupi või statistilise päringu, et kui paljud meie ühingud töötavad täna koostöös kohalike omavalitsustega ja kahjuks see pilt oli väga kesine, et see on ikkagi jälle taaskord asi, mis süsteemselt ei tööta, see on kas head suhted, mingid muud kokkulepped, võimalused, mis panevad mõned siis ühingud ja kohaliku omavalitsuse väga hästi tööle. Samas on täiesti vaadatakse teineteist altkulmu ja koostööd ei ole. Ja riigist rääkides siis koostöö siin Siseministeeriumi, Päästeameti ja Politsei- Piirivalveametiga, et see on selline, kuidas ma siis ütlen, see on vajalik, seesama nagu sa ütlesid, et peavad kuskilt tulema suunised või regulatsioonid, sellega on kõik hästi, aga selle sama reguleerimise suunist ja kõige selle taustal peaks tekkima ka selline kuidagi läbipaistev süsteemne toetus ja vaade sellele, et üks ühing saab unistada, et ma lõpuks saan ka oma uue põhiauto või ma saan paadi, aga see ebakindlus, arusaamatus, millal midagi võiks saada, see on see, mis tõenäoliselt pärsib seda entusiasmi ja mõnes mõttes ka võib-olla tekib selle, et mõned ühingud ongi varjusurmas ja loobuvad sellest vabast tahtest. Tarvo? Ma lihtsalt võtan kinni sellest Veiko poolt toodud väljakutsest, et palju siis vaja on, eks ole, et sotsiaalkaitset tagada kohalikus omavalitsuses. Ja teine, millest ma kinni võtan, on siis esimene küsimus, et kas meil on ühiskondlik kokkulepe. Millest ta võiks väljenduda? Minu pärast võiks väljenduda siis selles, nii nagu me oleme ühiskondlikult kokku leppinud riigikaitse kulutuste suuruses või mahus. Nii me võiksime ka, sotsiaalkaitse mahu kokku leppida ja nii edasi, et niimoodi võtta siis, kui me räägime üksi ainu siseturvalisusest, sellisest igapäevasest rahuaja toimetamisest, siis meil ju ei ole ühiskondlikku kokkulepet. Ja see sotsiaalkaitse on väga ebaühtlane. Siin ennem hea sõber Maidoga rääkisime ja müts maha Maido ees ja ma usun, et neid omavalitsusjuhte on veel ja nendes ka müts maha, kes ei investeeri asjadesse, aga inimestesse. Ja see, et sa täna päästad lapse sotsiaalkaitse kontekstis, on igal juhul investeering. Krista, ma loodan, ma võin seda öelda, on esitanud siin ka küsimusega, pigem mulle tundub see repliigina siia sobivana, mida teha olukorras, kui külast lahkuvad mehed kriisikolletesse kutsealustena, alles jäävad naised, lapsed, eakad, külal on ohuolukorraks valmistumine läbi räägitud, kuid naistel puuduvad oskused asendada mehi tehnilistes küsimustes. Peame naistele tehnilisi oskusi õpetama hakkama, sama, mida Kuno siin laval tegelikult rääkis, see järgmise sammu suur astumine, kaugemale sellest, et me lihtsalt suudame põlevat maja kustutada, vaid hoopis sügavamale minna. Ühte asja, ühe teema võtaks veel lauda ja see võib olla siis selline kriisijuhtimise korraldus, et kas see, kuidas me täna oleme neid asju plaaninud, et siin hetk tagasi laval olnud Jaanus ütles küll, et järjest on neil õnnestunud kriisides erinevaid situatsioone lahendada. Kas seda mudelit kuidagi peaks vaatama üle ja kas me peaksime kuidagi nagu lähenemist teistsugust, seda juhtimisahela korraldust teistsuguseks muutma? Hakkan pihta Veikost. Ja nüüd eks kriisijuhtimises on tehtud neid mudeleid küll ja täitsa töötavad mudelid on ka olemas ja küsimus on võib-olla paljuski ajendatud sellest või küsimus adresseeritud, et mis on kellegi roll kogu selles kriisiahelas, et palju me oleme rääkinud sellest, et mina üksik inimesena peaksin saama 7 päeva ise hakkama, on siis lumetorm, sõda, elekter läheb ära, sellest on täna palju räägitud. See on inimestele hakanud kohale jõudma.
Me oleme veel valgusaastate kaugusel sellest, et igal ühel meist ja Eesti inimestel tegelikult see pakk oleks siis valmis selleks, et see on minu vastutuse küsimus. Nüüd siin ka Ukraina sõja valguses võib-olla kriisidest ja elanikkonnakaitsest on oluliselt rohkem hakatud rääkima. Ei tee ka mingit saladust, et valitsuses on tehtud otsuseid, mis on pikalt jäänud tegemata, et elanikkonnakaitseks valmis olla. Et me riigina pahatihti käitume siis, et kui kriis on kohe ukse ees, et siis me saame raha ja siis me saame hakka ette valmistama, aga ette valmistama võib-olla oleks pidanud juba mõned aastad tagasi selleks, et täna olla valmis selleks. Aga nüüd tulles nagu külatasemele, siin on olnud positiivsed näited juba nagu erinevates piirkondades, kus külad on nagu võtnud kokku ja arutanud läbi selle, et need samad naised ja lapsed, kes jäävad siis sinna kodukülla, et kui minu kodutalus või majas läheb elekter ära, et kas ma saan naabri juurde minna, kuhu mina lähen nagu, et kus ma saan vett, kus ma saan sooja ja et ma suudaksin selle siis mingi aja perioodi nagu olla siis kuskil, kui ma oma kodus olla ei saa. Et minu arust need on nagu väga head nagu näited ja ilmingud, et sellest hakatakse mõtlema ja hakatakse selles suunas tegutsema. Nüüd tulles võib-olla nagu mõned korrused sealt edasi, et kohaliku omavalitsuse tasemel. Loomulikult kohalikud omavalitsused täna ka omavahel teevad jõupingutusi selles osas, et kui ühes vallas või õigemini vallad peaksid koondama, minu valda sa saad tulla, mul on sulle pakkuda näiteks majutust, et kui minu vallas on selline kriis, et me peame sinna vaatama rohkem nagu üle oma sellest, et mul endal ei pruugi neid kõiki asju olla, aga kas minu naaber vallal need on olemas, mida tema saab mulle anda ja mida mina saan talle vastu anda, kui temal on probleem. Ja loomulikult, kui nüüd siia riigi tasemele jõuda, siis Päästeameti näitel elanikkonnakaitse vastutuse nad on väga selgelt täna omale võtnud ja nad sellega ka jõuliselt tegelevad, et meie igaühe teadlikkuse siis jõuaks. Ja meil oleks ennekõike oskused selleks ju valmis, mida ma pean tegema. See on ju kõige tähtsam tegelikult, et mida mina pean tegema, mida ma KOV-ina pean tegema, mida ma riigina pean tegema. Ja selle teadlikkuse nagu kohale viimine võtab teatud aja. Aga ma usun, et selle siin järgmise aastaga jõutakse kohale viia ja siis võib-olla jäävad mõned aastad selleks, et meil nagu need käega kasutavad igapäevased tulemused oleks. Kui tohib, siis üks näide veel, et tahtsin nagu paralleeli võib-olla Kuno jutule ka tuua, et siin oli tema esituses keldrid korda. Et tõmban paralleeli kohe siia Tuled koduohutuks projektist, kus tegelikult riik ja kohalik omavalitsus selleks, et need inimesed, kes võib-olla on sotsiaalselt vähem kindlustatud, et nad oma kodudesse maha ei põleks, tehti nende kodus siis ahjud korda. Et ega keldrite või evakuatsiooniks valmistumiseks meie suured Lasnamäe kortermajade keldrid sobivad selleks hästi. Aga tegelikult see on kõik mingid träni täis. Et siin saaks tuua kohe nagu paralleeli samamoodi, et riik, kohalik omavalitsus, võib-olla korteriühistu ja inimesed ise, igaüks paneb sinna nagu panuse, tehakse need elementaarsed asjad sinna ära ja sul ongi olemas nagu koht, kuhu sellises kriisis nagu minna. Et sul on vaja sooja, sul on vaja vett, kanalisatsiooni ja sul on juba põhivajadused on nagu rahuldatud. Et siin on kohti, kuidas saab koos teha ja ma arvan, et ka seda pidi see hakkab minema. Ehk sisuliselt sa kirjeldad ikkagi, et see on nagu altpoolt ülespoole tulemine teatud kampaaniate, mõjutuste, üleskutsete kaudu. Üks on altpoolt ülesse ja ka teine pool on ka ikkagi ülevalt alla, et väga raske on ise nagu üksikisikuna nagu välja mõelda või grupina välja mõelda, et mis asi see olema peab. Ja siin saab kindlasti riik ülevalt alla nagu aidata, et need on need asjad, kui sa need ära teed, siis sa saavutad sellise tulemuse. Et siin kindlasti selline juhis, kaasaitamine, rahastamine, osaline rahastamine aitaks sellele kaasa. Teeme viimase ringi ikkagi konkreetselt mõeldes, mida peaks tegema, et meil tekiks sellised turvalisusteadlikumad kogukonnad. Et mis need sammud võiksid olla, meetodid, vahendid, mida iganes peate oluliseks nimetada. Tarvo, hakkame sinust pihta. Miks minust? No mina usun töösse noortega. Alustame noortest ja tegeleme nendega. Ja piirkonnas, kus mina töötan ja kui ma mõtlen enne kõike, siis seda kasvi näitena Narva linn, kus väga suur osa Narva linna elanikkonnast koosneb vananevatest naistest.
siis me lihtsalt näeme, et see jõupingutus nende suunas, nendega seotud ennetustegevuse suunas ei anna võib-olla nii suurt tulemust, kui me paneksime sama jõu siis noortega tegelemisse. Mis tahes küsimustes noortega tegelemine, nii et ma jätaks siit lahti, aga noored on see sihtgrupp, kelle poole sihtida. Aitäh. Jarno. No ma usun, et inimestel peab olema võime aru saada, et see, mida nad teevad, on nii-öelda mõtestatud, et see sobitub kuskile süsteemi. Ehk et peaksime sõnastama need eesmärgid sellised, mis on täidetavad. Ehk teatud realistlikkus. Ma ise usun, et meil ei ole mõtet nagu oma stsenaariumites võtta kohe nagu kõige sellist punasemat otsa või geneetilist otsa ja öelda, et me ei ole selleks valmis. Tõepoolest ei ole. Aga kui me oleme valmis lumetormiks, kui me oleme valmis üleujutuseks, kui me oleme valmis mingiks muuks nii-öelda väikseks kriisiks, siis see annab nii-öelda piishaaval või mingisuguse kärje haaval sellesse suurde kriisi oma panuse või sellesse valmisolekusse. Ehk ma usun, et selline teatud, võib-olla selline väikene ergutus riigi või ka mingite struktuurifondide poolt, mis on suunatud just nimelt nendele, on nad siis mingid päästeseltsid, on nad mingid ühistud, nendele selliste jõukohaste asjade saavutamiseks. Et see oleks niisugune hea viis edasi liikuda. Kes need piisad kokku peab panema, kus need sammud astuda tuleb? Ma usun, et need tuleb kokku panna, selles mõttes see süsteemi loomine on valitsuse tasandil, eks ole, et kui teha mingisugune toetusmeede, siis see on valitsuse ülesanne. Aga see edasine töö on meie kõigi töö. Veiko? Ja kindlasti noortega töö, tõenduspõhised lähenemised, et me ei kulutaks raha asjadele, mis ei tööta, sest raha meil on vähe, me teame, et meil on raha vähe. Ja ma arvan, et see, mida ka Jarmo ütles, et kui me valmistume juba mõnes väiksemaks kriisiks, siis me oleme ka suuremaks kriisiks paremini valmis. Aitäh. Ja Piia saab öelda siin lõpumõtted ja tõmmata sellele vestluse ringile joone alla. No ma arvan, et see kõik, mis siit juba läbi käis meie ühises arutelus, et tegelikult kui ma nüüd jälle taas toon selle oma isikliku või selle sama Eesti elanikuga paralleeli, et kuidas ma tunneks ennast paremini ja mis ma ise ära teha saaks, siis ma tahaksin selgelt aru saama, kuidas on kogu see kriisideks ja turvalisuse loomise siis selline keskkond või süsteem riigi poolt välja mõeldud. Väga lihtsal moel. Ma ei taha lugeda siseturvalisuse arengukava inimesena. Tõenäoliselt seda ei tehtagi. Ma tahaks, et oleks selline lihtne, selge, ka need 4 rida, mida siin Kuno tõi, nende juures peaks olema ikkagi natuke rohkem, et on mõeldud inimeste peale ja riigil on väga selge arusaam, mida ta teeb, kui see kriis ühel hetkel ühel või teisel moel realiseerub. Ja kui mul on see tunne, et on mingi plaan ja see plaan tuleb minuni välja kui elanikul, siis ma näen sellest ka selle osa, et ma pean mingisugust rolli täitma. Ja muidugi, kui see tuleb täiesti ootamatult, võib-olla pole kõiki stsenaariume läbi mõeldud, siis selge on see, et tänane elu on näidanud, et meie inimesed on kõik väga, väga võimelised olukordades ennast kokku võtma ja kogukondades ka sellel hetkel kokku hoidma. See on see eestlaste vana geneetiline kood, et kui jama on, siis saame hakkama, aga selleks peab olema jah, see pilt või see tunne, mis see läbi tuleb, et me liigume väga selge ja eesmärgipärase tegevuse poole, et me hoiame ennast enne kriise juba valmis. Kas see keerulisemaks siin kõigepealt, Kuno ütles, kasutasid sõjaks valmis olemine, et kas sinule, Piia, tundub see plaan aru saada, kas see tundub see, mis võiks olla see edasiliikumise järgmine samm, mis ühtlasi aitab ka mingiteks väiksemateks kriisideks valmis olla? Jaa, et võib-olla selles mõttes on see päris hea mõte, et kohe väga jõuliselt ja kõige selle radikaalsema ja suurema teema lahendamine ette võtta, mis tõesti allpool olevad väiksemad asjad, sellega hiljem aitavad kindlasti väga lihtsal moel hakkama saada.
ja praegu mina ütleks, et ühiskond on tegelikult väga hästi valmis seda tunnet jagama. Selle Ukraina sündmuste näitel on seda nagu väga lihtne selgitada sel moel, et me ei räägi utoopiast, me ei räägi mingitest hüpoteesidest. Võib-olla tuleb suur torm, eks ju. Just, aga me räägime reaalsusest ja meil on ka tõenäoliselt väga hea võtta seda näidet ka selle äratundmise ja selle plaani tegemiseni. Politsei- Piirivalveameti idaprefekt Arvo Krupp, Siseministeeriumi asekantsler Veiko Kommussar, Päästeliidu juhatuse esimees Pia Kallas ja Tartu vallavanem Jaanu Laur. Suur aitäh! Aitäh!